Issand Jeesus Kristus andis meile teada lõpuaja kestuse aja, et see kõik juhtub ühe põlvkonna ajal. Üks põlvkond on perekond, mees, naine, lapsed ja vanavanemad. Ühe põlvkonna keskmine pikkus on 70 eluaastat inimese keskmise eluea järgi. Nii et ma oletan, et ilmutuse raamat, kui see, mis räägib lõpuaegadest, mahub ühe põlvkonna eluea sisse, et igaühel sellest viimasest põlvkonnast oleks võimalus meelt parandada oma tegudest, kui nad näevad, mis ümberringi sünnib. Nii et minu oletuse järgi võiks ilmutuse raamat jaotuda pikema perioodi sisse, mis on 70 aastat keskmiselt, millest on ära märgitud kindla ajalõiguna metsalise periood 3,5 aastat, kui metsaline valitseb. Matteuse evangeelium 24 peatub, salmid 32-35. Ent viigipuust õppige võrdumit, kui ta oksad juba on pungas ja ajavad lehti, siis te tunnete, et suvi on ligi. Nõnda ka teie, kui te näete seda kõike, siis teadke, et see on ligi ukse ees. Tõesti ma ütlen teile, et selle põlve rahvas ei lõpe ära, enne kui see kõik sünnib. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Jeesus räägib siin viimastest sündmustest ja jüngrite küsimuse peale, millal see kõik sünnib ja mis on selle märgiks, ütleb Jeesus nii. Matteuse 24 peatub, salmid 6-27. Aga te saate kuulda sõdadest ja sõnumeid sõjast, katsuge, et te ei ehmuks. Sest see peab sündima, aga ots ei ole veel käes. Sest rahvas tõuseb rahva vastu ja kuningriik kuningriigi vastu ja nälga ja maavärisemisi on paiguti. Aga see kõik on sünnivalude hakatus. Siis antakse teid viletsusse ja teid tapetakse ja te olete kõigi rahvaste all minu nime pärast. Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist. Ja palju valeprofeteid tõuseb ja need eksitavad paljusid. Ja et ülekohus läheb väga võimsaks, jäheneb paljude armastus. Aga kes otsani vastu peab, see pääseb. Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile ja siis tuleb ots. Kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Daniel, kes seda loeb, see pangu tähele, siis põgenegu need, kes on Juudamaal, mägedele, kes on katusel, argu tulgu maha midagi oma majast võtma ja kes on väljal, argu mingu tagasi võtma oma kuube. Aga hada neile, kes on käima peal ja neile, kes imetavad neil päevil. Ent paluge, et teie põgenemine ei juhtuks talvel ega hingamispäeval. Sest siis tuleb suur viletsus, mille sarnast ei ole olnud maailma algusest kuni praeguse ajani ega tulegi. Ja kui neid päevi ei lühendataks, ei pääseks mitte ükski liha, aga äravalitute pärast lühendatakse need päevad. Kui siis keegi teile ütleb, vaata, siin on Kristus või vaata seal, ärge uskuge. Sest vale Kristusi ja vale prohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik, ka äravalituid. Vaata, ma olen teile seda ette öelnud. Kui teile siis öeldakse, vaata, ta on kõrbes, ärge minge välja, vaata, ta on kambrites, ärge uskuge. Sest otse kui välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda peab olema inimese poja tulemine. Niisiis, minu oletuse järgi mahuvad viimased ilmutuse raamatu sündmused ühe põlvkonna eluea sisse, millest üks intensiivsem periood on aeg, kui valitseb viimane metsaline, kes on hullem kõigist eelnevatest metsalistest, kes maailma ajaloos on olnud. Selle metsalise valitsuse all on ka ostmine ja müümine ja ta tahaks, et kõik teda kummardaks kui Jumalat ja võtaks vastu metsalise märgi 666. Ilmutuse raamatu sisu võiks olla pikem periood ka selle tõttu, et kui see juhtuks kõik korraga lühikese aja jooksul, muutuks maailm kiiresti ja igal pool elamiskõlbmatuks. Ometi räägitakse, et viimsel päevil inimesed võtavad naisi ja lähevad mehele, ehk kohati ja paiguti elu jätkub ja inimesed elavad tavalist elu või vähemalt püüavad elada. Jeesus ka ütles, et te kuulete sõnumeid sõjast ja et on nälga ja maavärisemisi paiguti ehk osades kohtades kuuldakse neid sõnumeid, aga igal pool need ei ole. Et meie maal oleks rahu, on vaja meeleparandust kõigist oma tegudest, mis on Jumala 10 käsu vastu. Tehke seda kohe, see hoiab meie maad. Kas tänane põlvkond teab 10 käsku? Kuid juba räägitakse, et me oleme viimane põlvkond. Kuna maapinda, vett ja õhku on nii palju rikutud ja mürgitatud, siis ka maa on väsinud ja haige. Kõik loodus on haige. Haiget loodust saab kas ravida või ta muutub elutuks ja ei saa enam vilja kanda.
et Jumala arm kaob ja et evangeelium kaob. See ei ole tõde, evangeelium on igavene. Ka lõpuaegadel kestab edasi igavene evangeelium ja Jumala arm, sest need ajad ongi selleks, et inimesed meelt parandaks oma ülekohtustest tegudest. Karistus on selleks, et inimesed mõtlema hakkaks oma elu üle. Igavene evangeelium just seda tähendab, et ta on igavene, ta ei kao kunagi. Kui usu ees ka karistatakse, siis ei ole see töö kadumine, Jumala kadumine ega evangeeliumi kadumine. See on ainult kurja soov, et evangeelium kaoks, aga ta ei kao. Tutvuge kindlasti ilmutuse raamatu sisuga. Jeesus ütles, et kui te näete neid asju sündivat, siis te teate, et aeg on ligi. Et metsalise märki tahetakse sisse viia, ka see aeg võib olla lähedal, sest sularaha kadumise mõtteid liigub juba ammu. See on selleks, et see annab võimaluse kontrollida iga inimese ostu ja müüki maa peal, aga kes saab kontrollida, see saab end ka tähtsaks isandaks pidada ja öelda, et sa ei saa minuta osta ja müüa midagi. Metsaline 666 ilmub ilmutuse 13. peatükis ja see tähendab, et ajad on ligi, sest metsaline 666 on seotud sularaha kadumisega ja raha täieliku kontrolliga. Kui ligidal on need ajad, me täna ei tea täpselt, sest eks ka saatan tahab oma aega venitada, sest ta teab, mis teda ootab, kuid ta ei saa ka väljuda Jumala ajaraamidest. Ennem kui tuleb Jeesus Kristus tagasi pilvedel, tuleb Antikristus, Jumala vastane. Kas saatan võiks armastada maailma ja selle iilu? Ma oletan, et võib-olla mingil määral võib, kui võtta selle järgi, et ta on langenud ingel, siis tegelikult kunagi oli ka tema määratud kõike seda hoidma kuni oma langemiseni. Vähemalt on teada, et saatan armastab sära ja hiilgust ja ta loob seda enda ümber. Ta laseb ka inimestel seda sära ja hiilgust himustada ja taotleda. Kuna ta aga langes, siis ta elab pimeduses ja missugune on tema olukord, ei tea ja kas ta tunneb ka vahel ahastust või kahetsust, ei tea, aga talle pole määratud andestust, sest talle oli antud palju, aga ta pöördus ära tõest, langes pattudesse ja ta muutus. Et saada rohkem teada metsalise märgist, vaadake minu teisi videosid, see on oluline, sest metsalise märki ei saa andeks, see on pöördumatu protsess, metsalise märk on patt püha vaimu vastu. Metsalise märk on midagi, mis peab haarama kogu inimese ehk see märk on tehnoloogiline, bioloogiline, füsioloogiline, füüsiline ja vaimne. See on märk, millest ei saa pärast enam pöörduda, sest see haarab su vaimu, hinge ja ihu ja rikub selle. See on seotud uute nanotehnoloogiatega, uue meditsiiniga, tehnikaga 5G, ostmise ja müümise tehnoloogiaga üle maailma, raha täieliku kontrolliga ja muu taolisega. 10 käsku. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi Jehova, oma Jumala nime asjata suhu võtta. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks. Sa ei tohi tappa. Sa ei tohi abielu rikkuda. Sa ei tohi varastada. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana. Sa ei tohi himustada oma ligimese koda. Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, härga ega eestit ega midagi, mis su ligimese päralt on.